Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 23 kuni 29 märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks ka öelda on. No nädal on teil raske, ma ütlen kohe ära, et teil on raske nädal, et kui nädal algab selle müntide 9, aga müntide 9 räägib sellest, et teie rügate seal üksinda, olete oma laeva kapten, olete tüürimees ja olete ka see, kes seda tekki seal koristab. Ja te tunnetegi ennast halvasti, te tunnete ennast lõksu aetuna, te tunnete nagu ennast ülekoormatuna ja te oletegi ülekoormatud. Teil on pandud tohutu koorem, see on teie jaoks liiga raske. Ja sellepärast te tunnete ka ennast, et te olete lõksu aetud, keegi teid ei aita ja sunnitakse järjest rohkem tööd tegema. Te olete täitsa murdumise piiri peale viidud. Tuleb see mõõkade rüütel tuleb ja ütleb, et kõike tuleb kontrollida ja teil peab olema plaan. Plaan see töö lõpule viia, sest kõrval on töö tegemise, väga pingelise töö tegemise kaart. See on selline töö tegemine, kus viimase punktini tuleb kõik panna paika. Ei saa enne lõpetada, kui see töö on tehtud. Selline tegemise kaart on. Ja alumise rea peal on meil ülempreester. Ülempreester nagu räägib sellest, et tuleb leida tasakaal enda vaimse ja füüsilise nagu vahel, et ei üle pinguta, siis kui te ei puhka, kui teie vaim ei saa puhata ja keha ei saa puhata, kui te kogu aeg ainult tööd rabate, siis te väsite lihtsalt niivõrd ära, et ei jaksagi rohkem enam ja siis hakkab teie tervis logisema, et ülempreester seda meile meelde tuletab. Et vaimne pool on ka väga oluline, et peab oskama juhet seinast välja tõmmata, peab oskama puhata, peab oskama lõõgastuda. Ei saa ainult tööd rabada. Siis on siin veel kuukaart. No kuukaart hoiatab pettuste eest, hoiatab selle eest, et keegi teie selja taga võib susida. Et ei tasu sellel nädalal võtta vastu väga suuri otsuseid. See nädal on keeruline. On töö tegemine, on töö lõpetamine, on tohutult raske koorem, lõksu tunne, üksinda rabamine. Peab olema plaan ja suuri plaane ja otsuseid selleks nädalaks ma teil ei soovitaks teha suuri ja väga tähtsaid otsuseid sellel nädalal. Et võimaluse korral lükake need otsused tegemine edasi järgmisesse nädalasse või ülejärgmisesse nädalasse. Et mida ma siin näen? Näengi seda töö rabamist, lõksus olemise tunnet, veel töö rabamist, plaani, seda, et üritatakse teil kuidagi viisi kas petta või vassida, et see kuu on selline oma varjudega. Et ma loodan, et teil on see sisemine selgus ja see kõhutunne, mis ära tunneb. No kuukaardiga te peaksite ju ära tundma selle, kui keegi üritab nagu teile seal valet rääkida või mingit moodi, ma ei tea, teie saladustele jälile saada. Ja siis on ülempreester, kes manitseb tasakaalu leidma, enda vaimset tasakaalu leidma, et te läbi päriselt ei põleks. Ja see raske koorem, mida te siin üksinda kannate, kui teil on võimalik seda koormat delegeerida, siis te lihtsalt delegeerige seda, jagage seda, kui te saate seda teha. Ja kui ei saa seda koormat jagada, no küllap siis tuleb ka lõpp sellele tööle, et selles mõttes, et tuleb lahendus mingisugune. Ilma, et te peaksite siin läbi põlema ja ennast, ma ei tea, oimetuks töötama. Et ei ole kerge nädal teil, ma ütlen seda. Ei ole kerge nädal, aga kõik nädalad ei saa ollagi väga kerged. Et kindlasti on sellel suurel tööl ka siis tulemus, et ehk on siis selle eest tasu nagu natuke kõrgem.
kui te peate siin rabama ja kõik ära tegema, siis tulevad ehk järgmised nädalad teile ka kergemad ja on puhkust oodata ja loota. Vähemalt mina loodan seda, et ei jää sellesse töörügamise rütmi, vaid oskate sealt välja tulla. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.